Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Nüüd lendame ja lendame siit koos. Hetk vaid pilve peal ja end leiad sealt, kus on pidu täies hoos. Nüüd lendame ja lendame siit koos. Nüüd lendame siit ära käsi käes. Vaid üks silmapilk, üks martiini tilk ja sa pilvi pealt poolt näed. Ja lendame siit ära käsi käes. Siis kui silmist kaob maa, on me ümber stratosfäär. Muutub kõik nöi ja päev, kõrgel käivad sellel tähed oma kaugeid teid. Siis kui meid inglid vaid suudlemas näevad, las maha jäävad talv ja tüütu töö. Muutub õhurõhk siis, kui Eesti õhk oma tuurid valla lööb. Siis just kui taevas vedaksime pulmaha öö. Nüüd lendame ja kõigel käega löö. Siis kui silmist kaob maa, on me ümber stratosfäär. Muutub kõik nöi ja väel, kõrgel käivad sellel tähed oma kaugeid teid. Siis kui meid inglid vaid suudlemas näevad, las maha jäävad talv ja tüütu töö. Muutub õhurõhk siis, kui Eesti õhk oma tuurid valla lööb. Siis just kui taevas vedaksime pulmaha öö. Nüüd lendame ja lendame, kõigel käega sa löö. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Ja Mart Sander laulis meile laulu Nüüd lendame, mis kuulub küll Frank Sinatra repertuaari, aga see laul on huvitav selle poolest, et see pärineb plaadilt, mida ei ole kunagi müügil olnud, mis telliti Estonian Airi poolt ja mida Estonian Air ehk Eesti õhk jagas siis oma parimatele kundedele ja seal on hästi palju lendamisega seotud lugusid ja kui nüüd vaadata seda lugu, mida ta laulis, jah, nüüd lendame, siis siin on sellised sõnad, jah, nüüd lendame siit ära käsi käes, juttu on ka pulmaööst, mis toimub taevas ja sellest, et nüüd lendame ja kõigel käega lööb ja selline tunne võib olla kõigil neil Estonian Airi, Nordica, transpordi varahalduse, Regional, Yeti, X-Fly ja kõikide kümnete muude erinevate kaubamärkidega tegelenud inimestel, kes alates aastast 2015 pärast Estonian Airi lõpetamist on pusinud selle Nordica kallal, üritanud teda lendama saada. Mõned inimesed nendest nagu Tero Taskila, Jan Palmeer, härra Althuis on saanud Eesti mõistes täiesti kosmilisi töötasusid 25,000–30,000 eurot kuus, aga kõigest sellest siiski mitte midagi ei tulnud ja Postimees oli sunnitud sel nädalal panema pealkirja Maksumaksja agoonia lõppes etteaimatult Nordica pankrotiga. Jah, no ega neid rahvuslikke lennukompaniisid selles mõttes, nagu meil oli Estonian Air,
ongi Euroopas üsna väheks jäänud, et pigem on tegemist ikka globaalsete ettevõtetega nagu ka lätlaste Air Baltic. Aga idee oli ju suurepärane. Lennata rahvusvärvides kompaniiga Tallinnast kuhugi tähtsatesse sihtkohtadesse ja sealt siis Tallinnasse tagasi, aga paraku niimoodi see ei läinud, et mis mulle silma jäi selle Nordica pankroti puhul, mis on nüüd otsustatud ja selge, on see, et minister Vladimir Svet on öelnud, et selle asemel, või selle raha eest, mida riik aeg-ajalt, millega riik toetas Nordicat, et selle rahaga hakatakse nüüd toetama vajadusel Tallinna lennujaama, mis on suurepärane. Tallinna lennujaam on valitud ka üheks Euroopa ilusamaks ja tõepoolest tahaks, et sealt saaks ainult rohkem lennata. Mis on Tallinna probleem on see, et selleks, et lennata mõnesse sihtpunkti, selleks pead sa ikkagi kusagil paraku ümber istuma, on see Riia, Stockholm, Helsinki või Istanbul või veel mõni teine koht, ehk siis tegelikult neid otselende Tallinna lennujaamast, mida siis nüüd enam Nordica juba aastaid ei tee ja teevad teised, sellistesse sihtkohtadesse, mida võib-olla päris palju vaja on, ülemäära palju ei ole. No vaatake nüüd, 10 aastat me oleme selle Nordicaga elanud ja minule tundub, et me oleme just nagu leppinud sellega, et me olemegi mingisuguses nii-öelda paralleelreaalsuses, paralleelmaailmas, kus võib raha loopida tuulde ja nagu Priit, sa ütlesid, et need ettevõtte juhid on saanud kosmilisi töötasusid ja me jätame alati ütlemata, kes seda otsust on langetanud. Ja võimalik, et ja võib-olla just nüüd selles Nordica kontekstis ja saates me ilmselt räägime ka Eesti Energiaga seonduvast, ongi vaja esitada küsimus vastutusest. Ja kuivõrd tegemist on riigile kuuluva ettevõttega, siis kahtlemata poliitilise vastutusega, sest see on ju kõik nende inimeste otsuste tulemus, kes on nüüd 10 aastat olnud valitsuses või istunud Riigikogus või olnud suunatud sellesse või Eesti Energiaga seotud nõukogudesse ja ma ei ole saanud ühtegi intervjuud lugeda, kus siis need isikud on mingil moel nagu kahetsust avaldanud või oma süüd näinud või oma osalust vähemalt selles näinud. Ja võib-olla ma siin võiksingi teha ühe kõrvalpõike nii-öelda meie elu poliitilisse korraldusse ehk siis sellesse, et mis on see põhjus, miks erakonnad tunnevad ennast nii karistamatult ja nii nii-öelda lausa jultunult neis kontekstides ja kui näiteks tuleb jutuks see, et võiks nii-öelda seda Riigikogul osalejate ringi laiendada, nagu väga paljudes riikides on, näiteks võiks osaleda ka valimisliidud või siis erakondade valimisliidud, siis ikka öeldakse, et vaadake, et valimisliit tuleb, täna ta on, homme teda ei ole, et kes siis vastutab. Aga mis on siis erakondades teisiti? Ühel hetkel nad on ja ka järgmisel hetkel nad on. Ja siis ikka ja jälle, ükskõik mida nad teevad, on nad siis Riigikogus, valitsuses või nendes nõukogudes, otsuste eest nad ei vastuta. Nii et selles kontekstis ma arvan, et võiks ka nii-öelda poliitilise debatti võtta uuesti see arutelu, et kes ikkagi võiks olla Riigikogus nii-öelda valimisel olla esindatud. Ka siin, kui ma lihtsalt vastan su õhku visatud küsimusele, et kes siis vastutasid, kui me viime vastutuse siis nii-öelda rahvusliku jutumärkides rahvusliku lennukompanii saatuse ja sinna raha juurde valamise eest, et lõppkokkuvõttes on siis Estonian Air Nordica neelanud kokku ligi 400 miljonit maksumaksja raha, siis alates 2015. aastast, kui Estonian Air lõpetas töö, siis on olnud peaministriks aastatel 2017 kuni 2020 Jüri Ratas, aastal 2015 oli Taavi Rõivas, majandusministrid on olnud Kadri Simson, Taavi Aas
ja peaministritena veel siis Kaja Kallas ja nüüd viimaseks Kristen Michal ja Taavi Aas on siis nii Reformierakonna kui Keskerakonna valitsustes figureerinud. Nii et kui me nüüd tegelikult vaatame seda aegrida aastatest 2017 kuni 2020, siis me leiame sealt üsna vähe nimesid peaministrite ja majandusministrite koha peal: Jüri Ratas, Kadri Simson, Taavi Aas, Kaja Kallas ja Kristen Michal. Ehk kokku on 5 inimest, kes on pidevalt kõigi nende aastate jooksul, ligi 10 aasta jooksul ehk 9 aasta jooksul olnud sellega seotud ja kelle, ma ei tea, kas tegevuse või tegevuse tõttu oleme me nüüd sellises olukorras, kus see Nordica lõpetab pankrotiga. Nüüd, kui kuskilt loete sellist juttu, et lennukid on olemas ja lennukid müüakse maha ja sealt tuleb mingisugust raha, siis ärge asuge rõõmustama, sellepärast et need lennukid on liisitud, nad on panditud LHV pangale ja kui need suudetakse maha müüa ja mitte kõik ei suudeta maha müüa, sest mitugi neist on juba läinud varuosadeks lahtivõtmisele, siis see raha läheb kõigepealt LHV pangale nende kulude katteks, mis pank on siis välja käinud ja mis sealt üle jääb, see jääb siis kuskile mujale, aga Eesti Vabariik jääb, kahjumid jäävad Eesti Vabariik. Nojah, lennuk on üks koormis või need lennukid veel mõneks ajaks. Aasta tagasi tegelikult alustas tänane valitsus siis Nordica nii-öelda müügiprotsessi, tulutut müügiprotsessi, sellepärast et isegi üks ostja Lars Tøsen, kes tõsiselt kaalus investeerida, lõpuks ikkagi loobus sellest ja tegelikult on hea otsus, et see pankrotiavaldus on tehtud, aga need nimed poliitikutest, tipp-poliitikutest, kes on olnud kõik juhtivatel ametikohtadel ja ministrid ja peaministrid, nende puhul on ka toimunud ju vangerdus selles mõttes, et nad on vahetanud erakonda, nad on vahetanud ametikohta, nad on vahetanud ühe parlamendi, suure parlamendi vastu mõnedest neist. Nii et tegelikult see näitab seda väga selget poliitilise vastutuse hajumist, mis tundub paiguti just kui paratamatu, ehk siis ministrid vahetuvad, valitsused vahetuvad, on asjad, mis jäävad ja kulgevad omasoodu, mida võib-olla on raske ennustada, aga tagantjärgi öelda, et teie vastutate, on pigem selline opositsiooni, koalitsiooni vaheline poliitiline retoorika kui tegelikkus. Vot siin küll ma nüüd ja Ainmarile sekkun, et võib-olla on isegi saatanast neid nimesid nimetada. Tuleb nimetada erakondi. Nemad kandideerivad, nemad deklareerivad, et nemad viivad Eestit edasi või tagavad julgeoleku või mis iganes. Nii et need nimed on tõesti, Taavi Aas on Jõgeva vallavanem ja keegi on Europarlamendis, aga need erakonnad saavad maksumaksja rahal rammusat toetust ja jätkavad mitte vastutamist. Selles on ju tuum. No ei, sa nii ei saa öelda. Eesti on demokraatlik riik ja Eestis erakond vastutab läbi valijatelt saadud häälte arvu. Nii see lihtsalt ongi. Ega erakond rohkem ei vastutagi. Nii ongi. ei, ma mõtlen lihtsalt selle üle, et ei saa ju nagu, kui me räägime nagu erakonnast, siis erakonnas võib olla, ma ei tea, nagu Eestis tavaliselt, et seal on 600 aktiivset liiget, 6000 mitteaktiivset liiget ja 4000 surnud hinge. Et kes neist siis seda vastutust peab kandma, et kas kõik need, kes seal 20 aastat tagasi panid oma nime kuskile kirja ja pärast seda pole üldse sellega enam selle vastu huvi tundnud. Nüüd see erakonna vastutus on muidugi nagu hästi keeruline, et Eestis võib-olla kõige lähemal tõele me jõuame siis, kui erakond jõuab mingisuguse oma tegevusega jõuab kohtukulli ette ja siis tunnistatakse erakond nii-öelda kriminaalses tegevuses süüdi olevaks, mis Eestis on ju ka juhtunud, aga ainult mõned erakondade puhul. Aga selle vaikuse hetke puhul ma jäin just nagu mõtlema, et kuivõrd on siis tõesti see valimistulemus autentne või vastab tegelikkusele. Ja tuum on ju selles, et kõik need 4 aastat
saavad parlamenti valitud erakonnad maksumaksjalt rammusat toetust ja sellest lõviosa läheb ju kampaaniaks või häälte ostmiseks või selleks, et uuesti saada see mandaat ehk saada nagu oma kaelus ja särgiesine puhtaks pestud. Nii, aga see on täiesti normaalne. Ei, see ei ole normaalne. On küll. See ei ole normaalne. Erakond, kui ta ei tegutse kriminaalselt, siis võib talle annetatud või riigi toetusel saadud rahaga võib teha kõik illegaalselt, võib osta 5-korruselise maja kõrguseid plakateid, kui tahab. Vot selles see vahe ongi, et teistes riikides, Põhjamaades on rangelt piiratud, et see tugi, mida saadakse kas eraannetuselt või riigilt, sellest võib ainult mingi väikse protsendi kulutada kampaaniateks, muu läheb nii-öelda mõttekodadele ja muu erakondade tegevuseks. Näiteks Taanis ja Rootsis on piiratud plakati suurus, see ei või olla suurem kui A0, mitte kuskil linnas ja nii edasi. Läksime ühe kõrvalteemale, ma tahaks tuua selle põhiteema juurde. See põhiteemaks meil kujunes siin siis nii-öelda erakondade vastutus, mitte plakatite suur. Ja kui me nüüd rääkisime sellest, et Estonian Airi puhul tõmbasime ajajoone aastast 2015 kuni 2024, kus peaministrid, majandusministrid olid kogu aeg ühe sellise majandusliku üksusega tõsiselt olid tegevuses ja kõik see lõppes kohutava katastroofiga ja Fjuk ütles, et erakonnad vastutavad selle eest, siis toome veel selliseid näiteid. Et möödunud nädal tõi meil Eesti Energia erikontrolli raporti. See avalikustati nädala keskel ja see ajajoon on hämmastavalt sarnane. Samuti algab detsembris 2014 ja lõpeb novembriga 2024. Ja samuti siis, kui me vaatame, kes olid tol ajal siis peaministrid ja majandusministrid, kes siis sellega tegelesid, ikka need samad nimed ju, eks ole. Taavi Rõivas, Jüri Ratas, Kaja Kallas ja nüüd siis viimane valitsus Kristen Michal ja majandusministrid, kes olid sellega seotud. Seal ei ole majandusministrid, seal on rahandusminister üldkoosolek. Ja rahandusministrid, nii, aga kui me nüüd vaatame seda nagu üldist seda ajajoont, siis me näeme ja võime öelda, et see erikontroll, mille tellis siis kevadel eelmise valitsuse rahandusminister Mart Võrklaev, erikontroll tuvastas ettevõttes 10 rikkumisi ja fakti, et õlimüügi tulevikutehingutega saadi ligi 200 miljonit kahjumit, et ümber siis organisatsiooni ümberkorraldused tegelikult tegid olukorda halvemaks ja nii edasi ja nii edasi. Ja huvitav on see, et kui ma vaadates nüüd seda ajakirjanduse kajastust, siis Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere, kes on olnud selle aja jooksul seal, ütles, et tema usaldas juhatust ja kõik oli okei ja kui ma vaatasin viimaseid ütlusi, siis tuli välja, et tema ütles, et nagu üldiselt poleks seda erikontrolli üldse vaja olnud, et kõik oli niigi chill ja kõik toimib, mis natukene ajas mul karvad püsti, aga tegelikult see nii-öelda see suur mõte, mis mul sellega on, et need valitsused on täpselt samad olnud. Jälle Reformierakond suures osas ja Keskerakond pluss Reformierakond, kes on siis neid asju ajanud. Ja mõlemal korral on see välja kukkunud ikka üpris koledasti, mille põhjal ma võiksin öelda nagu seda, et igal juhul Reformierakond, kes ennast esitleb kui majanduslikult mõtlevat erakonda, kui anda nende vastutada suured, hästi võimsad ettevõtted, siis me lõpetame sellises olukorras, kus riigile tehakse kahju 100 miljonit eurosid ja mitte keegi pole süüdi. Ja siin ma jõuan nüüd tagasi selle küsimuseni, mida tegi Fjuk, et kes siis õieti vastutab. Et kui meil on olemas selline erakond, mis ütleb, et me esindame majandusinimesi ja nad reaalses elus riigile oluliste ettevõtete majandamisega hakkama ei saa, sellepärast mida muud see pankrot ja raisatud 100 miljonid ja keskkonnanormide rikkumised ja tegeliku võimetus juhtida Eesti energiat muud näitavad, kui seda, et Reformierakond, aga samas ka Keskerakond ei ole suuteline riigi majandust korraldama nii, et see oleks kasumlik ja Eesti riigile hea. Jah, laias laastus loomulikult on sul õigus, aga loomulikult on ka ettevõtte juhtkond ja see Eesti Energia erikontrolli aruanne näitas minu jaoks
seal on väga palju detaile, aga näitas minu jaoks 2 suurt asja. Esimene suur asi on see, et kui sisuliselt kõik, välja arvatud üks opositsioonierakond häälekalt, sisuliselt kõik teised erakonnad ikkagi räägivad sellest, kuidas me peame keskkonnasõbralikumaks ja rohepöördeks valmistuma ja on seadnud ka täiesti selged aastaarvulised tähtajad, siis Eesti Energia erikontrolli aruanne näitas, et vabandust väga, praegu mõnes valdkonnas ei ole me kuhugi jõudnud ja tegelikult Enefiti õlitehaste, mis siis Eesti Energia tütarettevõttes aaste on lubatust kõvasti suurem. Ja teine asi, mis mind ikka väga üllatas, on see, et kuidas sellise, ma ei tea, maksumaksja kaudsel ülalpidamisel töötav firma saab üldse tellida selliseid asju või sõlmida selliseid lepinguid nagu derivatiivid, ehk need on siis need tuletistehingud, mis on 2 osapoole vahel sõlmitud, mille väärtus sõltub kaubeldava toote tõenäolisest hinnast tulevikus, et see on ikkagi tänapäevases maailmas, eriti energeetikast rääkides, eriti keskkonnast rääkides ja eriti põlevkivist rääkides ikka väga-väga pilvedele joonistatud leping. Tuletaks meelde, et Mart Võrklaev alustas selle eriauditi ka seetõttu, et Eesti Energia Sutteri isikus keeldus maksmast valitsuse taotletud dividende. Ütles lihtsalt, et see ei ole võimalik. Et keskkonnanõuded ja varustuskindlus eeldavad sellist nii-öelda enam kulutamist ja see ei ole võimalik. Ja kui see on võimalik ainult sel juhul, kui me vaatame teatud nõuetest mööda ja sinna oligi see koer maetud, kuid see on nagu seletus, mitte õigustus. Aga mindki kogu selles loos paneb hämmastama kõige rohkem Eesti Energia nõukogu esinaise proua Meri väited ja positsioon, kes ütleb, et sellest erikontrollist tema jaoks küll midagi uut ei selgunud. Kui me seda erikontrolli loeme, siis me saame aru, et näiteks nende õlijaamade töösse andmisele eelnenud avalikud testimised olid korraldatud nii-öelda pakasuha vormis, väiksema nii-öelda saastesisaldusega õlid, põlevkivi kasutades ja väiksema võimsusega, kui oleks pidanud, et see saastekvoot näitas ennast väiksemana. Ütlen vahele, Auverest me rääkisime eelmises saates 20 minutit, eks ole, see on suurepärane näide. Jah, et on isegi pärast öeldud, et nii, kuidas need õlijaamad töötavad, et seal ei ole midagi novaatorlikku ehk uudset ega nii-öelda keskkonnasäästlikku, vaid need on need samad vanad jaamad, lihtsalt on neile määritud külge või lisatud mingi teine silt. Ja kui ma seda proua Mere nii-öelda väidet veel panen ühte teise konteksti, mida ka siis see erikontroll toob välja, et süstemaatiliselt on esitatud juhatuse poolt läbi nõukogu nii ministeeriumile kui ka üldkoosolekule ehk ministrile valeandmeid, majandusaasta aruanne on täis valesid, et kas see kõik toimus siis selle nõukogu ja nõukogu esimehe teadmisel ja sellises vaates on see väärt küll kriminaalsemat. Siinkohal peame väikse pausi ja siis jätkame teemat. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab Kuku Raadio stuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi otsestuudio vaatega päikselisele Tallinna linnale ja jätkame oma teemaga Eesti Energia erikontrolli raportist ja ma vaatasin siin vahepeal seda ajajoont ka aastast 2014 kuni 2024, 10 aastat ja ma vaatasin, et kes siis on need inimesed olnud, kes on olnud ettevõtte nõukogus, et kui me räägime sellest, kuidas ettevõtlus käib, et kui on ettevõtte suur, siis on seal nõukogus on inimesed, kes peavad asja hästi tundma, siis on juhatus, kes on oma ala spetsialistid, nõukogu esitab mingisuguse raamistiku, juhatus esitab oma strateegia, kuidas ta seda kavatseb seda teha ja siis hakkab ettevõtte tööle pärast seda, kui nõukogu on selle kõik heaks kiitud. Võiks arvata, et kui Eesti Energiaga nii hästi ei lähe, et äkki on siis seal
nõukogus mingisugused lollid koos, kes ei saa üldse mitte millestki aru, aga kui ma nüüd neid nõukogu liikmeid läbi aegade loen, et siin on näiteks Erki Raasuke, siin on Toomas Luumann, siin on Eesti nii-öelda parim siis energeetika ekspert, kes enam Eestis ei tegutse, Einari Kisel, kes oli ministeeriumis väga pikka aega, siis Väino Kaldoja, väga suur ettevõtja, siis Ahti Kuningas, kes on majandusministeeriumi asekantsler ja veel kõikvõimalikke inimesi. Ehk et selles mõttes ei saa ju nagu Eesti Energiat süüdistada, et nõukogus oleksid mingisugused lollid koos istunud, kes ei tea, kuidas ettevõtlust arendatakse aga kui asjad ikka ei lähe, järelikult on põhjus nagu teistsugune. Et kui tegelikult peaks see sõna nõukogu on ka natukene selline võib-olla eksiteele viiv, et kui inimesed ei tegele ettevõtlusega, et võib-olla nad arvavad nõukogus kõik inimesed, kes seal istuvad, et kõigil neil ongi ühesugune hääl ja näiteks siin, ma ei tea, võib-olla, et Randel Läntsil ja Erki Raasukesel ja Peep Siitamil on ühesuguse kaaluga hääl. Loomulikult ei ole, kui see on riigile kuuluv ettevõtte, siis on seal veel üks selline kuldne hääl, see on siis antud juhul on see majandusminister ja ülejäänud rahandusminister, jah, vabandust. Ja ülejäänud on sellised nii-öelda asjatundjad. Üldiselt ettevõtluses see võib ju samamoodi olla, et kui ettevõtte on ühe kindla omaniku käes, et siis nõukogus võib olla seal kas või 10 inimest, aga lõplik sõna on siiski omaniku käes. Nüüd selle loogika järgi otsustas me võiksime öelda, et ükskõik mida need eksperdid seal nõukogus siis ka istusid, kes seal istusid, mõtlesid ja arvasid, lõppkokkuvõttes ütles siis rahandusminister, et asjad on nii ja nüüd andke käia, et tehke seda, teist, kolmandat või neljandat. Mis puudutab neid nii palju räägitud keskkonnanorme, millesse mahtumiseks siis Eesti Energia kas kasutas katsetuste ajal mingisugust sellist põlevkivi, mis vähem tossas või tegi mingisuguseid muud trikke või keeras hoopiski tükkis kinni mingisugusel mõõdikule, pani piiraja ette, et ta rohkem ei mõõdaks. Et see muidugi ei ole ilus, aga tegelikult ma küsiksin, et kas keskkonnanormid vastavad reaalsusele ja see mõte, mis mul on, et see on, kuna lõppkokkuvõttes ei juhi seda asja mitte mingisugune nõukogu, vaid juhib siiski Rahandusministeerium kogu seda kupatust. Et kas pole nii, et Eesti Vabariigi kõrgemad ametnikud mängivadki kahe otsaga mängu, et ühest küljest kummardatakse kõikidele nendele üha karmistuvatele keskkonnatingimustele, mis tulevad siis Euroopa Komisjonist, öeldakse jah, muidugi me seda teeme, ja teisest küljest teatakse suurepäraselt, et kõiki neid ei ole võimalik täita, juhul kui me ei taha, et terve Eesti Vabariik istub külmas näljas ja ilma püksata ja et sellest olukorrast välja tulla, siis öeldakse okei, et tehke seal mingit trikki ja tehke mingit sikku, aga peaasi, et elekter tuleb ja meie saame raporteerida Brüsselisse, et kõik on hästi ja teisest küljest tuleb siis ka elektrit ja soojust. No vot, sul on jumala õigus, siin on tegelikult tõepoolest kaks poolt ja rahandusminister ongi Eesti Energia üldkoosolek, ehk siis nõukogust järgmine organ, kes peab tegelikult kontrollima, aga nii palju kui ma lugesin, siis Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Tureiko on tegelikult üks esimesi suurettevõtte juhte, kes minu meelest tunnistas, et seatud rohelised eesmärgid on kallid ja keerulised ja tunnistas ka seda, et Eesti Energia ei ole tegelikult suutnud neid täita ja nüüd on tegelikult selle sama erikontrolli raporti põhjal on ka ma arvan aja küsimus, kuni konkurendid või siis keskkonnaorganisatsioonid esitavad Enefiti õlitehaste lubatust kõrgema saaste peale kaebusi ja Keskkonnaamet peab ka kuidagi nüüd reageerima, ükskõik kas seisata siis, Auverest me oleme rääkinud, seisata Auvere täielikult, kui selgub, et ta tõepoolest ikkagi rohelise eesmärgi poole liikuda täna ei suuda. Aga siin on kaks otsa. Kui me räägime rohelisest eesmärgist ja aastast 2035 ja teistpidi täna ei suuda neid asju täita, siis tuleb eesmärgid ümber vaadata, et ei juhtuks nii, nagu sa, Priit, ütlesid, et ühel päeval meil on ainult importelekter ja võib-olla ei jagu sedagi, kui on väga külm talv või tekib mingisugune muu probleem. Ehk siis
ma arvan, et me peame oma eesmärgid selles mõttes ümber vaatama, et kui me ei suuda keskkonna nõudeid täna tegelikult täita, siis tuleb seda tunnistada. Või siis tõepoolest tuleb tuua valijateni ja nende samade sinu poolt armastatud erakondade poolt, Ignar, selge sõnum, kuidas neid eesmärke täita ja palju see maksma läheb ja kus see raha tuleb. No osapooled on ju kõik väitnud, et juhul kui neid nõudeid täita nii, nagu on eeldatud või lubatud, et paljudel juhtudel tuleks siis hoopis tootmine seisma panna ja seda on öelnud ka Keskkonnaameti juht ja minister, et kui ei suuda täita, pange jaamad kinni. Jah, nõuded on heaks kiidetud, nõuded on kokku lepitud. Et see näitabki sellist mingisugust, ma ei oskagi öelda, kõrgema taseme hoolimatust, et ühel poolt, nagu Priit rääkis, võetakse vastu eesmärkidest, väga õilsatest eesmärkidest juhinduvaid nõudeid, neid seatakse Eesti Energiale, aga teades samas, et neid täita ei ole võimalik. Nii et see ongi üks osa sellest nii-öelda vastutamatusest, aga kui nüüd mõne sõnaga kaitsta ka seda nõukogu, kes küll on komplekteeritud nii-öelda asjatundjatest, mitte ainult poliitikutest, siis eks see kurja juur on ju selles, et juhatus Sutteri juhtimisel esitas nõukogule kinnitamiseks valeandmetega, võltsitud andmetega aastaaruandeid, ei informeerinud teda kõigist neist probleemidest, jättis selle enda teada, mistõttu ei saanud ka üldkoosolek ehk vastav minister sellest kõigest olla teadlik. Samas jälle, kui nõukogu esinaine Mere ütleb, et tema jaoks ei olnud seal midagi uut, siis tundub ka siin midagi väga valesti olevat. Aga kui nüüd korraks veel markeerida seda nii-öelda tulevikutehinguid, siis et sellest, et tulevikutehinguid tehakse, ei ole midagi iseäralikku, neid võib ka teha sõja ajal. Lihtsalt tuleb hinnata õiglaselt riske, vastavalt neile riskidele korraldada ka tootmist, aga nüüd Eesti Energia puhul nii-öelda seoti konkreetse hinnalaega tulevikutehingutes isegi see kütus, mida ei olnud kavas müüa, mida oli kavas näiteks kasutada oma elektrijaamades või kaevandustes, et oleks tootmine tagatud ja müüdi ka või nende tehingutega seoti rohkem, kui oli võimalik üldse toota. Nii et siin tuleb välja see süsteemle lohakus ja hoolimatus. Nii et kõik ei saa seada ainult neile tulevikutehingud kui sellise kaela, et näete, tuli sõda ja olukorrad muutusid, vaid et seda tehti märksa suurema kütusemahu baasil, kui üldse oli võimalik toota. Seda ka, aga tuletistehing tänapäeval, eriti kui me räägime näiteks energeetikast, ongi ikkagi, pikaajaline tuletistehing ongi ikkagi väga-väga kahtlase väärtusega, sellepärast et me oleme näinud viimastel aastatel, mida teevad energeetika hinnad, kuidas mõjutab konflikt Lähis-Idas nafta hinda, kuidas mõjutab isegi Ameerika presidendi valimine, mõjutab näiteks nafta hinda. Absoluutselt. Tuletistehinguid teha siin 5 või 10 aasta peale tänases maailmas energeetika valdkonnas on keeruline. Ei tehtagi tulevikutehikuid 4 või 8 või 10 aastaks. Vastavalt olukorrale tehakse neid kas aastaks või 6 kuuks või 3 kuuks. Selles ongi see nii-öelda juhtimise kvaliteet ja hoolsuskvaliteet. Et kui tehakse lihtsalt nii-öelda selle baasile, mida üldse pole isegi olemas ja lõpetatakse ajaks, nüüd osa nendest tehingutest lõppevad, nende kahjulik toime lõppeb alles aastal 2026. Et see on hoopis teine kvaliteet, see on juhtimise viga, mitte see, et tulevikutehing kui selline on kõlbmatu. Jaa, õige. Ma tooks ühe paralleeli autotööstusest, et mis nii see Estonian või see Eesti Energia kui siis ka näiteks nagu autotööstuses toimub,
Nad on sellised paralleelsed protsessid, mis näitavad seda, kuidas Euroopa regulatsioonid on suures osas üle keeratud, et see on vana nali juba, et Ameerika Ühendriigid tegelevad innovatsiooniga, Hiina tegeleb kopeerimisega ja Euroopa Liit on ennast otsustanud rikkaks reguleerida. Lihtsalt reguleerime kõik ja nii edasi. Osa sellest on muidugi tore, aga osa võib-olla nii tore ei ole. Aga reaalne elu on näidanud seda, et need regulatsioonid ei pruugi meeldida siis nendele inimestele, kes käivad valimas ja tahab siis Euroopa Komisjon või ei taha, aga Euroopa Parlament pannakse kokku samamoodi siis valimistulemuste põhjal ja valijad terves Euroopas suures osas otsustavad, millised siis need kõige suuremad fraktsioonid seal on. Teatavasti on siis vastu võetud ju suured plaanid, kuidas siis minnakse üle elektritranspordile, elektriautode tootmisele, on ette nähtud siis autotootjatele trahvid, kui nad mingisuguseks ajaks ei tooda oma kogu toodangust nii ja nii suurt protsenti siis nagu elektriautosid. Nüüd tuleb välja, et inimesed ei taha neid täis elektriautosid, no ei osta, tee mis tahad, täis elektriautot, need pistikhübriidid lihtsalt nagu kogunevad ladudesse ja inimesed Euroopas on leidnud, et aga sellised kerghübriidid, nii bensiin ja elekter, siis et see on nagu selline hea variant aga kuna nende elektriautode mitte piisavas mahus tootmise eest on autotootjatele ette määratud trahvid, siis need trahvid suunatakse osaliselt juba muude autode hindadesse sisse. Ehk see, kui meie läheme kauplusesse ja soovime osta näiteks uut autot, siis suure tõenäosusega selle uue auto hinnas on paar tuhat eurot. Seda trahvi, mida see autotootja on sunnitud maksma selle eest, et ta ei suuda müüa nii palju täis elektriautosid kui vähegi võimalik. See täiesti idiootlik. See probleem saab varsti hea lahenduse. Diiselautode tootmisele on Euroopas juba pandud piir, teatud aastast neid ei tohi enam turustada, sama tuleb kohe bensiiniautodele, nii et ega siis muud ei jäägi üle koosta elektriautosid. Samas nii-öelda konkurentsi kontekstis, mida teeb Hiina ja Ameerika Ühendriigid ja meie oma regulatsioonidega on näiteks nii, et Rootsi suurim ja Euroopa suurim elektriautode akude tootja Northvolt esitas ka pankrotiavalduse, kaovad ära kliendid, kaovad ära müük, nii et see väljendub nii-öelda suures majanduslikus kollapsis õige pea. Jah, aga siinkohal me peame nagu ootama lihtsalt seda, et kui Ameerika Ühendriikide presidendiks saab Donald Trump, kellele meeldib väga fossiilkütus, kes on öelnud, et möll läheb täiega uuesti lahti, kes lubab elektriautode tootjatele panna peale kõvad tõkendid, mis muidugi ajab näo krimpsu jälle Elon Muskil ja ütleb, et diiselmootoritega ja suurte 5-liitriste mootoritega trakkidega paarutada mööda Ameerikat on igastahes väga okei, nii et see kõik hakkab ka meid mõjutama. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab Kuku Raadio otsestuudios, Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi ja räägime nüüd erakondade reitingutest. Kantar Emori ja Norstat on teinud uuringud, mille tulemused enam-vähem mõni protsent siia-sinna, aga see sõltub sellest auditooriumi uuringu metoodikast, näitavad ikkagi ühte. Väga suuri kõikumisi viimastel nädalatel ei ole, aga Keskerakonna toetus on olnud mõlema küsitluse põhjal üsna stabiilne. Emorile viidates siis on see 14%, sotsid jäävad neile natukene alla ja endiselt juba aasta aega on kõige populaarsem partei siis Isamaa. Nii ta on. Aga mida ma tahan veel näidata on see, mis nendest küsitlustest välja tuleb, et muust rahvusest valijate hulgas, praegu veel muust rahvusest valijate hulgas, sellepärast, et küsitletute hulgas on ka mitte Eesti kodanikud, kes omavad mõnda kolmanda riigi passi, kes praeguste seaduste järgi ju saavad kohalikke volikogusid valida. Muu mitte eestlaste valijate hulgas on kõige populaarsem Keskerakond, 58%, Emori järgi toetab siis Keskerakonda nendest. Ja nende arvude lõpus on ka öeldud niimoodi, et valitsuskoalitsiooni toetas novembris 36% ja opositsiooni 53% eelistusega valijatest. Ja nüüd võikski küsida, on seda palju või vähe?
kui me kuuleme, et 36% toetab ja 53% opositsioonis, siis tundub, et kuidagi ühiskond on nagu nii-öelda isegi võib-olla hästi juhitud, sest 36% on ikka üsna suur ja kui on võimas opositsioon, siis peaks ju ühiskonnas kõik korras olema. Aga enne selle vastusega nõustumist peaksin veel mainima, et oma eelistust ei osanud samas välja tuua 31% ehk ligi kolmandik küsitlustele vastajatest. Ja selliselt tuleb välja, et 31% vastajatest ei näe Eestis võimul või tegutsevate erakondades ühtegi neile sobivat Eesti-meelset erakonda või erakonda, mis tegutseks Eesti huvidele vastavalt. Ja selles suhtes kogu see reitinguvärk, mida siin on ka selles saates ja jätkuvalt kogu aeg meile küll Eesti Rahvusringhääling või Delfi või Postimees esitavad välja toomata seda nii-öelda osa, kellele ei lähe korda see, mis Eesti erakonnad teevad või nad ei ole sellega nõus, et sellisena on see pilt ääretult eksitav. Ja kui nüüd ütleme taandada, redutseerida see nii-öelda eelistuste protsent ainult sellele baasile, kes on oma valiku teinud ja välistada see 31, siis selle järgi tuleb välja, et võimul olevat koalitsiooni toetab vähem kui veerand, 24 milligiga protsenti valijatest. See on ikkagi liialt vähe ja kui ma nüüd proovisin Emor Kantori koduleheküljelt või interneti varasematest versiooni nendest uudistest välja lugeda, et kas varem on esitatud seda osa, kes ei osale, siis Kantor Emori kodulehel seda üldse ei ole. Aga ma leidsin sellest aastast ainult oktoobrikuus, see oli kõrgem, 20 või väiksem, 28% on. Aga ei jaanuari, veebruari, märtsi, aprilli pressiteadetes seda ei olnud. Aga tulemuseks on ju see ühiskonna sidususe vähenemine, võimu võõrandumine kriitilise piirini, kui ühel kriisihetkel enam ei suudeta sellele kriisile vastu seista. Ja sellisena ju ühiskonna nii-öelda julgeoleku tase või see hakkama saamise tase väheneb. Nii et sellises juures tuleks just ikkagi uuesti heita kinnas kogu selle meie poliitilise elukorralduse süsteemile, kus on liialt nii-öelda reglementeeritud need toetused, see valimistel osalemised, et see on nagu suletud ring, kus poliitikast ja erakondade tegevuses on saanud omaette eesmärk, see on omaette ettevõtlus, see ei ole poliitika, see ei ole kaasamine, see ei ole ühiskonna huvides tegutsemine. Need, kellel ei ole oma selget eelistust, nende arv on ikkagi valimiste vahelisel perioodil, mis on ka praegu, ongi seal ikkagi kusagil 28-32% juures olnud viimastel aegadel, välja arvatud enne valimisi, kui inimeste aktiivsus suureneb ja kui inimesed isegi hambad ristis ikkagi teevad oma eelistuse või oma valiku, aga eraldi näitajad on muidugi, kui viidata sellele samale Emori küsitlusele, on mõned suured piirkonnad, näiteks Tallinnas on absoluutselt kõige populaarsem erakond Keskerakond 28%-ga nendest, keda küsitleti, ütlesid, et tallinlastest ütlesid, et toetavad Keskerakond. Nende seast, kellel oli oma eelistus, aga kui võtta sealt see 31% maha, siis on tulemus jälle midagi muud. Ja, vaatame, mida siis selles küsitluses ei olnud veel kajastunud, siis kõik see, mis toimub ümber sotside, kõik see, mis toimub Narvas, kus Katri Raik on siis, ma ei teaks, ajendanud võimupöörde, mille tulemusena siis ajakirjandus sai kõvasti igasugust materjali juurde, kas päris elus sellest midagi muutub, seda on muidugi keeruline öelda, aga igal juhul Katri Raigi seotus Mihhail Stalnuhhiniga, kes siis paistis silma sellega, et ta nimetas Eesti Vabariiki Eesti NSV-ks, pärast seda ta küll andis põhjaliku seletuse, et miks see tal nii juhtus, et ta niimoodi ei mõelnud ja et ta tegelikult ei pea Eesti Vabariiki Eesti NSV-ks, selline väga
eestikeelne pikk ja sorav seletus, et kui palju sellest on näitleja meisterlikkust, kui palju tõtt, et seda me ei saa kahjuks öelda, kuna tõde peitub inimese enda sees, aga kindlasti on siis sotsid olnud oma ladvikus väga keerulises olukorras, sellepärast, et Katri Raik on muutunud selliseks, ma ei tea, punaseks lipuks, mida härjale näidatakse ja ütlus, et nüüd sotsidest Katri Raik või sotsid mingil moel on just nagu Narvas, kuigi nad ei ole seal siis ei fraktsioonina ega erakonnana esitatud, vaid Katri Raik on sotside liige, nüüd sõlmimas nii-öelda saatana endaga lepingut, ehk Stalnuhhiniga endaga lepingut, kes on nimetanud valitsuse liikmeid fašistideks, et see kindlasti sotsidele peavalu veel tekitab ja nende reitingut mõjutab ka. Nojah, Katri Raik on sotside juhatuse liige, mitte lihtsalt sotsiaaldemokraat, et aga kõik see, mis Narvas toimub, on ikkagi väga-väga nibin-nabin, nagu öeldakse, et kui neljapäeval valiti Tatjana Stolfat Narva volikogu uueks esimeheks, siis sai ta 16 häält 31 häälest. Ehk siis see on ikkagi ühe hääle mäng, ehk siis ka Katri Raik on ise öelnud, et nad tegelikult kujutasid ette, et hääli tuleb rohkem ja mõned inimesed kadusid kuhugi ära, aga võtame Katri Raigi, et ainus Eesti nimega ja ainus eestlane siis volikogus, kes räägib ka täiesti puhast eesti keelt. Ja võtame neid inimesi, kes Narvas nii paremale ja vasakule probleemi pole. Võtame neid eestlasi, Eesti nimega eestlasi, kes Narvas midagi otsustavad ja suunavad, ega neid väga palju ei ole, eks ole. Jaan Toots, tema umbusaldamine seisab ees algaval nädalal, praegune linnapea, Narva haigla juht Üllar Lanno, Narva kolledži juht Indrek Reimand, paar inimest ilmselt veel. On väidetud, et Raigil polnud nagu valikut. Oli kas siis Keskerakond või need, kes erakonnaga koosmeelsetega ja sõnade tõttu visati Keskerakonnast välja. Nii et valik oli ja ta valis selles nagu halvema. Ja ükskõik mida siis ka need valikud ei eelda või millele nad ei tugine, alati peab võim ja selle moodustamine tugineva väärtustele, sest sellest juhindub ka rahvas, keda nii-öelda valitsetaks. Ja nüüd selles suhtes läks nagu halvasti, aga ma loodan vähemalt, et Raik oskab järgmised sammud teha arukamalt. Ja sellega lõpetame tänase saate, kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.